aga siin võib kohe vaadata ju, mis on parim nodi, millise masina annab käima panna nagu. Ja, no käima annab meil ühte ja teist panna. Meil see Enduro toimetab alati, aga see Bemmil on pisuke remont käsil. Bemmil bensupaak osutus lekkima hakata just kohast. Okay. Ma seda üldse näinud olen või? Mis ajast see sul on üldse? See on kuskil võib-olla peidus rohkem olnud, aga see on ikka tõsine sükene mingi üle 1000 kuubiku Bemmi paik on ja. Nii, teda me täna käima ei pane ilmselt nagu mul on siuke. Ei, ma arvan, et seda vist ikkagi saab käima ka või? Ikkagi ka on käima saab okay. Päris kindlasti, aga garaažis nagu ikka tead, korralikus garaažis valitseb paras selline segadus. See varjamiseks nägu igaks juhuks. Nägu ei näita, eks see siis? Nägu ei näita, jah. Võtame. Meie viimase aasta uus hobi on tiigkeevitus, argooni keskkonnas keevitus. No neid aparaate kuidagi ühel hetkel hakkas uksest ja aknast sisse tulema. Kohe mitu näid nagu. Kõik on nagu päris tõsised aparaadid, see samamoodi. Ja mida sa keevitanud oled siis nagu? Tiigiga roostevaba alumiiniumi kallal ei ole väga söandanud minna, aga roostevaba saab päris hästi hakkama. Ja noh, sealt mootorratta nurga tagant, sealt paistavad on ju need tavalised traadikad. Need on ka võimelised sealt roostevaba ja ühte teist keevitama. Ja 2 reespinki. Selle ühe pingi üks mees Narvast tõi selle ise kohale siia Lääne-Eestisse. Narvast kohale tassitud suur jurakas. Narvast tõi ise kohale selle, see on päris tõsine raud, et kuigi vaatad, et mõõtmete poolest nii hirmus suur ei ole, aga raud kaalub palju. Ja üks mees jah, kevadel tõi selle lausa ise kohale, nii suur tahtmine oli müüa. Tõsine asi, sa oled teinud ka midagi sellega või? Mingi augu puurinud kuhugi? No see augu puurimine on siukene põgus asi, eks tehakse sellega ikkagi tõsisemaid tegusid. Põhimõtteliselt see aparaat on ikkagi selline, et ikkagi siguli plokikaane peaks saama lihvitud selle. Okay. Ja seda võib... Täna õhtul me vist ei hakka. Võime proovida, et võtame Volvo plokikaane maha ja tõmbame igaks juhuks üle. Ega see ei ole nagu nii. Äkki saab parem nagu. Jah, saab surveastet tõstetud. Nii, sul on siin igaks juhuks raamatud ka valmis. Jah, kui oma mõistusest väheks jääb. Ja siin meil on üks tore pink on sõbralikust riigist Põhja-Koreast. Aina sõbralikumaks läheb, ega siin ei ole. Jah, Kusooni linnast on see linn. Mis ajendas sõbralikel Põhja-Korealastel sellise pingi nagu siia saatmist? Noh, see on siin õige ammu juba rännanud, et omal ajal elasime me sellises riigis, kus meil kõigil oli ka Põhja-Koreaga väga sõbralikud suhted. Ja see on sellest ajast siin Eestimaal olnud, kui olid sõbralikud suhted. Aga proovime, kas see putukas meil ka hääl teeb. Käima ka, vaatan. Ühtepidi ja vaatame käiku ja vahepeal. Päris äge, kui kujutage ette, mida kõik annaks teha, eks? Mida kõike. Ma arvan, et seda kõike me võib-olla veel täna õhtul hakkame tegema. Ettevalmistus, no nii. Iga nurga peal on mingi asi, siin on näiteks nagu lind.
ja teine lind on siin. vaatame kiiresti siin ennem kui nad panevad mu konto peal kinni. Aga vaatame siin ja on ka lennumasin. Ära sa märgi. Kus on siuke masin pärit? Nojah, siin majas see, kust mingi asi pärit on, see ei ole nagu hea küsimus. Et meil on tavaks küsida, mis see maksta võiks. No nii. Aga ise lennumasin väga kallis aparaat ei ole, et aga siukene vahva nõukogudeaegne asi. Kunagi on lennanud ilmselt pikki õhusõite. Okei. Ta on raadiodel juhitav siis olnud ilmselt, ma kujutan ette, või mis on tema... Mõned olid võtta kinnitusega ka, võib-olla tal on nagu mingi konks seal. Pelleri all. Mootori oled käima pannud või see mootor on nagu natukene õhtul omadega. Ja sul on siin ikka väga korralik nagu, ütleme, see on ikka väga korralik. Tõsteseade on jah, korralik. See on omal ajal keegi on siia peale kirjutanud lausa tehasest, et see võiks tõsta 0,5 tonni, 500 kilo. Aga on katsetatud, et 2 tonni tõstmine ei ole väga suur probleem. No nii. Omal ajal tehti asju niipidi, et tänapäeval kirjutatakse peale, et tõstab 2 tonni, aga tõstab 0,5 tonni. See on muidugi oluline vahe. Oota, ma vaatan veel. Seda ratast nii. Sõrmega veel kaamerasse nagu. See tõsteseade, mis on nagu osa garaaži konstruktsioonist, eks ju nagu. No aga vaatame, võib-olla me paneme midagi siin käima veel, eks ju. Jah, garaaž. Kui sai kunagi see garaaž tehtud, sai aastanumber siia sisse pandud, et kui seista siia poole, tuleb välja 1 aastanumber. Kui seista teiselt poole, on aastanumber pisut teine. Praegu see teine number on vastab päris elule paremini. Nii. Mõlemad on head numbrid nagu ütleme. Head numbrid. Kui keegi tahaks kanuuga sõitma minna, siis meil saab veel Eesti kroonide ees saab sõita mööda Kasari jõge. Mis ajast need hinnad on? Krooni ajast ja matku korraldas Tiit Madisson. Ka legendaarne tegelane nagu. Nii. No selline garaaž. Kus see väga vali mootorratas on ise tehtud masin? On see veel alles või? Jah, ei, need ise tehtud masinad on alles kõik. Selle veel käima panema, aga no... Aga selle kohta võib öelda ka, et see on ka peaaegu ise tehtud. See on mingi sakslaste ime. See sai mingite külapoiste käest ostetud siin. Ja seal oli mingi käigukasti viga. Ja siis sai see ise korda tehtud. Aga see on nagu uskumatu, kuidas on üks asi kokku pandud. Seda räägivad kõik, et ega BMW on tegelikult ikkagi autosid teinud. Ja siin on põhimõtteliselt automootorile on suvaliselt hakatud mingisuguseid asju ümber panema ja siis on midagi välja kukkunud. Selleks, et käigukastile ligi pääseda, selleks tuli terve mootorratas täitsa, raam tuli ka pooleks võtta lahti ja kõik tuli võimalikult laiali. Mootor maha, kõik täitsa viimane hulga on lahti. Ja tuli välja, et käigukasti sees oli üks tehase valudefekt. Mingi türklane oli seal Saksa Bayeri oma tehases ilmselt midagi tarbinud või midagi tegemata jätnud tüki sisse. Ma olen kunagi käinud Berliinis BMW mootorratta tehases ekskursioonil. See oli väga igav ekskursioon. 4 tundi järjest tuli vaadata, kuidas mootorratas ei näe veel üldse välja nagu mootorratas. Aga sellised enam-vähem sama tõugu masinid sellest kokku pandigi nagu niiviisi. Aga jah, tiig keevitus on meil põhiline. Vana hea kempiga. Veel selline variant, mis on Soomemaal tehtud, mitte ei ole Hiinas tehtud. Väga lahe. Keevitamine populaarseks läinud. Kuulnud. Eriti siukene
peenem keevitamine, et mitte niivõrd sihuke suvaline elektroodiga töristamine, vaid ikkagi jah, selline kas traadikas või siis argooni keevitused, kus sa ikkagi mingit alumiiniumit, roostevaba vaske, mingisuguseid selliseid peenemaid asju kokku paned. Ja no ma kujutan ette, sa oled nagu õige raha eest nõus kõigist nendest asjadest ikkagi ka nagu kas siis loobuma või uuele kasutajale edasi andma, eks ju. Kellegi järsku tuleb kange huvi, et tahaks ka keevitada midagi nagu niiviisi. Noh jah, eks mul on neid mitu tükki siginenud, aga üldiselt peab ütlema, et praegu ei ole sellised ajad, kus väga mingi müügi peale üldse mõtelda maksaks. Praegu on siuksed ajad, et lähed omal kodus garaaži, tõmbad ukse kinni ja vaikselt nokitsed seal savi, mis ümberringi toimub ajagu seal oma asju. Õige, kindlasti. Ja siin on millega nokitseda, nagu öeldakse niiviisi. Et nagu selle lennuki peaks ikkagi lendama saama. Ma kujutan ette, mis takistab, et ta ei lendaks. Aga noh, võtame selle mingiks tuleviku projektiks nagu niiviisi. Aga olgu nii, vaatame, mis tuleb. Võib-olla tuleb järgmine video, kus mingi mootor juba töötab ja midagi liigub ka.